Pille seiklused. 4. peatükk. Mudaköök. Pille liikus aeglaselt läbi mulla. Siin polnud enam nii hele ja rõõmus kui murul. Siin all oli hämar, niiske ja salapärane. Kõik oli pehme ja tumepruun. Ümberringi segunesid juured, kivikesed ja muld. Pst! Kas sa kuulsid? Kostis äkitselt sosin. Ma arvan, et keegi tuli külla, vastas teine madal ja rahulik hääl. Pille piilus ringi ja nägi oma ees 2 tegelast. Pikk ja siuglev oli vihmauss Viktor, teine ümar ja karvane oli mutt Mati. Tere, ütles Pille viisakalt. Mina olen Pille, ma olen vihmapiisk. Ahaa, hüüdis Viktor rõõmsalt. Vihmapiisk! Just sind me vajame. Kas tõesti? Imestas Pille. Mida mina siin teha saan? Martin noogutas. Meie elu mullas sõltub veest. Kui muld on kuiv, ei saa me liikuda. Juured ei saa toitu ja maa muutub kõvaks nagu kivi. Aga kui sina tuled, lisas Viktor, siis saab muld pehmeks, elusaks ja maitsvaks. Maitsvaks? Imestas Pille. Mõhne jaoks küll, muheles Martin. Meil on siin mudaköök ja ma olen mullakokk, ütles vihmauss uhkelt. Kas sa keedad seda, küsis Pille. Ei, ma teen seda oma kõhuga, naeris Viktor. Ma söön mullas olevaid lehti, juuri, taimepuru ning see muutub mu sees väga heaks mullaks, pehmeks ja toitaineid täis. Viktor roomas aegselt läbi mulla ja jättis endast maha pehme raja. Vaata, siin ma teen käike. Need aitavad õhul ja veel paremini mullas liikuda. Ja mina kaevan suuremaid tunneleid, ütles mutt Martin uhkelt. Pille vaatas ringi. Ta nägi, kuidas vesi voolas mööda juuri ja käike üha allapoole. Kas kõik need juured joovad mind, küsis ta. Just nii, kinnitas Viktor. Vesi viib toitaineid taimedeni ja meie aitame, et see kõik juhtuks. Nii et isegi siin, maa sees on mul tähtis roll, ütles Pille vaikselt. Sa oled meie kangelane, kinnitas Martin. Pille tundis südames sooja tunnet. Ma pean edasi liikuma, ütles ta lõpuks. Ma tunnen, et mind ootab järgmine koht. Siis soovime sulle head teed, ütles Viktor, ja tule jälle. Meil on alati ruumi ühele väikesele piisale, lisas Martin. Pille libises mööda käike edasi, sügavamale mulla sisse. Tema ümber olid taimede juured, muld ja liiv. Ta tundis, kuidas maailm muutus ja tema koos sellega. Peagi jõudis ta seemne juurde, kes veel magas, kui ta oli valmis ärkama. Ja nii algas uus kohtumine.